ja Somalimaa pakub nüüd rohkemat kui lihtsalt sadamat. Selle president ütleb, et eraldunud territoorium soovib järgida Djibouti eeskuju, kasutades oma strateegilist rannikuala välismaiste sõjaväebaaside ligimeelitamiseks ja muuta Berbera sadam suureks kaubandussõlmeks. Nüüd ütleb president Abdirahmane Ido, et Somaalimaa oleks valmis võõrustama USA ja Iisraeli sõjaväerajatisi, kuigi ta eitab, et kumbki riik oleks seal praegu kohal. Ja see ettepanek tuleb ajal, mil võitlus mõjuvõimu pärast Punase mere ja Aadeni lahe ümbruses tiheneb ning see võib tõsta ka panuseid Somaalimaa pikaajalises rahvusvahelise tunnustuse taotlemises. Meiega liitub nüüd Said Ibrahim, väljaande Somaliland Chronicle toimetaja, kes aitab meil mõista, mida Somaalimaa loodab sellest strateegiast võita. Nii et põhimõtteliselt ütleb Somaalimaa siin, vaadake, mida Djibouti on teinud. Aga kui realistlik on, et Berbera võiks saada veel üheks suureks sõjaväebaaside ja rahvusvahelise kaubanduse keskuseks? Noh, see on Djibouti strateegia, aga ma usun, et ainuüksi maa-ala poolest suudaks Somaalimaa seda teha 10 korda suuremas mahus. Ja need välisriikide sõjaväed ei näeks teineteist isegi, erinevalt Djibouti olukorrast. Põhimõtteliselt on idee selles, et Djibouti majutab praegu 5 suurt sõjaväebaasi, sealhulgas Ameerika Ühendriigid ja Hiina. Kuid samal ajal on olemas tohutu võimalus mitte ainult Somaalimaale, vaid näiteks ka Ameerika Ühendriikidele nihkuda veidi ida poole Somaalimaale. Ja põhjuseks on see, et alguses, kui Houtid hakkasid ründama laevu Bab el-Mandebi väinas, Djibouti tegelikult keelas Ameerika Ühendriikidel kasutada Camp Lemonniers sõjaväebaasi, mida nad tegelikult kasutavad operatsioonide toetamiseks Houtide vastu. Ja tol ajal nimetas Djibouti välisminister seda sisuliselt kergenduseks palestiinlastele, kui ta kirjeldas, mida Houtid teevad. Seetõttu arvan ma, et Somaalimaa on palju elujõulisem, kui Djibouti kunagi olla saab. Kuigi nad on selle tegelikult täiustanud ja see on üks nende suurimaid SKT allikaid, arvestades seda, mida nad maailmale müüvad. Õige, kuid loomulikult ei ole USA ja Iisraeli sõjaväebaaside avamine midagi sellist, mida teatud riigid piirkonnas, eriti mõned neist, heaks kiidaksid. Me teame, et Jeemeni hutid on viimastel kuudel Iisraeli rünnanud, eriti nüüd, kui Lähis-Ida sõda jätkub. Kas Somaalimaa elanikel on mure, et sellel võivad olla tagajärjed ja millised need ohud tegelikult välja võitsid näha? Alati on mure olemas, kuid samal ajal tundub, et Somaalimaa puhul on see mure eriti võimendatud. Just kui Somaalimaa inimestel puuduks oma otsustusõigus. Loomulikult kaasneb iga võimalusega teatud riskitase. Aga jällegi, minu hinnangul, olles lihtsalt tavaline reporter, ütleksin, et Djiboutil seda probleemi ei ole. Bahrein ja paljud teised Lähis-Ida riigid, sealhulgas Saudi Araabia, kus asuvad suured sõjaväebaasid. Ameerika Ühendriikidel neid muresid ei ole, kuigi jah, nad on olnud mitte hutide, vaid Iraani rakettide sihtmärgiks. Iga võimalus toob endaga kaasa teatud riski. Ja ma arvan, et risk on juba arvesse võetud. Nii et ma arvan, et meil läheb hästi. Hästi. Teate, ma arvan, et siin on veel üks oluline küsimus. Eelmisel nädalal rääkisime Etioopia suursaadikuga Iisraelis, kes ütles, et Addis Ababa tunneb samuti suurt huvi selle Berbera sadama vastu. Kas arvate, et seda võiks lõpuks kasutada ka selleks, et saada tunnustust Somaalimaa naabritelt? Kui korraks samm tagasi astuda, siis vahetult enne president Hirvo ametisse astumist allkirjastasid endine president ja Etioopia peaminister vastastikuse mõistmise memorandumi. Ja selle põhiidee oli, et Etioopia tunnustab Somaalimaad vastutasuks mingisuguse mereväebaasi ja kaubasadama eest. Kahjuks see kokkulepe tegelikult lagunes. Nii et jah, mis puudutab Etioopiat, siis tegemist on 120 miljoni elanikuga maismaariigiga ja nende ainsad valikud hetkel on Djibouti või Somaalimaa. Kusjuures Somaalimaa on tegelikult palju lähemal. Nii et tegelikult on üks asi, mida Somaalimaa kasutab hoovana ja püüab maailmale müüa ja ütleb, tunnustage meid.
ja vastutasuks anname teile kõik need erinevad võimalused, alates riiklikust julgeolekust kuni rahvusvahelise kaubanduseni. See on tegelikult tõhus viis selle saavutamiseks. Nii et loodetavasti leidub huvilisi, aga teine oluline asi, mis siin tegelikult mängus on see, et Somaalimaa on tegelikult öelnud Hiinale ei. See on väga oluline märkida. Nii et kuigi Somaalimaa tegelikult pakub või kutsub maailma siia sõjaväebaase rajama, üks neist, kes märkimisväärselt puudub, on Hiina, mis jällegi ei kehti Djibouti kohta, kus meil tegelikult asub nende ainus välismaine sõjaväebaas. Nii et juba ainuüksi sellest vaatenurgast ma arvan, et Somaalimaa võiks võtta Djibouti mudeli, seda täiustada ja tegelikult panustada maailma rahusse palju tõhusamal viisil. Viimane küsimus, mida ma tahan sulle esitada. Sinu vaatenurgast, kes võiks olla järgmine riik, kes Somaalimaad tunnustab? No lootus oli alati nende peal, kes mitte ainult ei tunne kohalikke olusid, vaid on ka tegelikult sinna investeerinud ja oma sõnadele tegudega kinnitust andnud. Ja see oleks Araabia Ühendemiraadideks. Jällegi, Berbera sadam, mida kõik praegu vaatavad tänu selle kaasaegsetele mugavustele, sai Araabia Ühendemiraatidelt investeeringu peaaegu 10 aastat enne, kui inimesed hakkasid Somaalimaast rääkima. Nii et neil on tegelikult esmatulija eelis, see oleks lootus, sõltuvalt sellest, kuidas asjad välja näevad. Siiani pole see realiseerunud. Samal ajal Etioopia, mis nagu teate, peaaegu nagu astus sellele teele. Teate küll, areenile, aga viimasel hetkel, teate küll, segadus, mis tegelikult Türgi, Djibouti ja paljud teised. Nad sekkusid ja survestasid peaministrit, et ta astuks sellest kõrvale. Teate küll, et ta seda sammu ei astuks. Nii et ma mõtlen, kosilasi on palju, aga ma tõesti arvan, et praegu on Somaalimaa, teate küll, aastakümneid on nad tüüdnud maailmale müüa end kui rahumeelset ja demokraatlikku riiki. Aga nüüd tundub, et käigud on vahetunud ja põhimõtteliselt öeldakse, et see on see, mida me saame teile vastu pakkuda. Nii et ma arvan, et see on palju tõhusam välispoliitiline lähenemine, kui lihtsalt öelda, et me oleme demokraatia. Sest jällegi, mida sa enda heaks teed, sellest ei hooli keegi. Mida sa saad teistele pakkuda, eks? Kui su huvid tegelikult kattuvad teiste omadega, siis on see palju strateegilisem positsioon. Hästi, Saed. Nagu ikka on väga huvitav, et oled taas meiega. Aitäh selle ülevaate eest.